alla tegelikult. Läheb alla. Kus sa veri pead alla? Nii töötab ohtlikes olukordades tavaline politsei. Ja nii töötab politsei eriüksus. Ka komando. Nende töös on rohkem eeltööd, rohkem plahvatusi ja rohkem väljaõpet. Mina lähen proovin, kas ka minusugune tavaline noor kutt võiks saada eriüksusesse. Kõik algab ühel ummäärasel hommikul ühes ummäärases keldritoas 10 uduse näoga politseiniku ja minuga. Kaugeltki mitte politseinikuga. Mina olen Päevalehe ajakirjanik. See tähendab, et minu töö koosneb enamasti helistamisest ja klaviatuuril trükkimisest. Minu kehaline aktiivsus piirdub 2 korda nädalas jalgpalli mängimisega. Mu ema on alati tahtnud, et minust saaks midagi paremat kui ajakirjanik, ütles mu kolleeg natuke enne K-komando katseid, millele pidi ise minema. Aga siis jäi haigeks. Ja minul ei olnud tegelikult sugugi plaanis oma nina veriseks saada. Aga ma otsustasin siiski proovida. Esimeseks katseks oli laskmine. Relva hoidsin ma käes viimati 3 aastat tagasi kaitseväes. Sul on 2 teed. Ajaliselt läksid sisse, aga see oleks võinud olla siin pool. Oleks 1 tee, oleks läbi olnud. Sisuliselt olin ma selle katsega juba väljas. Aga mulle anti veel 1 võimalus. Tuli suruda kangi. Vajan suruda 75 kilo, ma kaalun 74,9. Eesmärk on suruda kangi 15 korda. Nüüd on aastat pole elu sees nii palju suruda. Pole proovinud. Sisuliselt olin ma ka selle katsega väljas, aga mulle anti veel 1 võimalus. Lõuatõmbed. Neid tuli teha vähemalt 10. Mitte 4. Ma vist ei olnud piisavalt ette valmistunud. Kui ma näiteks aasta aega trenni teen, kangitrenni, siis on mul lootust, et võib-olla isegi... On lootust loomulikult, jah. See jällegi näitabki motivatsiooniks, kui sa tahad, siis sa teed. See on Hannes Berk, K-komando juht ja ainuke liige peale koerte, keda võib näidata selge näoga. Kutsusin härra Bergi mind lohutama ja motiveerima. See peale olema suur, tugev mägi K-komandos. K-komandos pead olema niisugune sitke ja osav. Aga kui jõudu pole, siis ehk on sitkust. Tuli joosta. 6 kilomeetrit tuli läbida vähem kui 31 minutiga. 27-22 oli aeg. See oli... Siin kiiremendast oli 25 midagi. Nii et pol tugu. Pol tugu ja ujumine on järgmine, mis on? Ujumine mulle ei meeldi. Aga õnneks seekord ei pidanud ujumist alustama hüppetornist, sest kõrgust ma pelgan. Basseinis tuli ujuda 2 minutiga 100 meetrit. Minusugustele algajatel oli teinegi variant. Ujuda alla 14,5 minutiga 400 meetrit. Eesmärgid on mitte uppuda ja üritada see 14.30 eesmärk täita. Aga ma ei ole entusiastlik, seepärast, et ma lihtsalt ei oska ujuda. Ujumine, jah. Mis olukordades siis K-komando meestel tuleb ujuda? Meres ujuda, jões ujuda, järves? Ja Eestist üle poole riigipiirist moodustab vesi, et ma arvan, et see on hästi sett. Lisaks vastutab K-komando taktikaliste mereoperatsioonide eest. See tähendab, et kui Soome lahes peaks laevadel midagi kuritegelikku juhtuma, tuleb K-komando kohale. Nii et ujuda peavad mehed oskama. Ja tuleb välja, et ka mina oskasin seda piisavalt hästi. Ma tegin ära nii. Täitsa.
ma olen endale uhke. See on isegi päeva parim saavutus, ma arvan. Pikalt enda üle muidugi uhkust tunda ei saanud. Tulemas oli minu võimalus saada vastu vahtimist. Juba soojenduski ei tõotanud head. Ja siis tuli veel tund aega ootamist ja muretsemist, kuni teised mehed kolki said. Mingit motivatsiooni mul mõistagi enam ei jäänud. Esimene kord edus, kui ma nüüd kannan. Käsivõitluse katse on jaotatud 6 1-minutilisesse raundi. Igas raundis on uus vastane. Oma ala proff, maadlejatest MMA meesteni. Esimeses ja teises voorus tuli maadelda. Kõrvalt muidugi paistab see kõik, nagu ma isegi ei pingutaks. Lihtsalt jõud on juba pärast esimest vooru nii otsas, et vastast rünnata on äärmiselt keeruline. See käsivõitluskatse on siis üles ehitatud selliselt, et seda võita katsealusel ei ole võimalik. Ainus, mida sa seal näidata saad, on võitlusmoraal. Ja see ongi see, mida me mõõdame. Kuidas sa suudad siis oma väsimuse, valu ja loobumismõtetega nagu hakkama saada. 3. ja 4. raundiks on vabavõitlus käte ja jalgadega. Miks te vabatahtlikus olete? Tema ei tahtnud seda vabatahtlikult teha. Ma ei taha. Langesin 4. voorus. 2 boksiraundi jäidki tegemata. Ja ma ütlen ausalt, aga mul oli, nii kui ma kindlad käest ära võeti, et mul juba kahju selleks hetkeks, et ma loobusin. Sest enam polnud palju lõpuni jäänud. Jah, aga see aeg seal käib kuidagi hästi aeglaselt, eks ole. Loomulikult oleks ma pärast käsivõitluse katkestamist taas kord konkurentsist väljas. Aga mul lubati siiski jälle jätkata. Pealegi, rusikatega tambiti mulle sisse ka natuke motivatsiooni. Aga erinevalt eelnevatest harjutustest polnud ma midagi sellist mõistagi kunagi teinud. Aru saadav? Selles harjutuses tuli lahendada olukordi kasutades kõiki võimalikke vahendeid. Nii, aga mis nuiaga tehakse? See käib lahti niimoodi lõigiga. Täpselt nii. Ette oli vaid teada, et iga situatsioon on lühike ja lõpeb instruktori käsul. Küsimus. Ja tegutsed vastavalt, kuidas sa arvad õigeks pead, et täitsa ma ei tea seda, improviseerin. Täpselt niimoodi, absoluutselt improviseerin. Ja ainuke tingimus oli, et igal juhul peab minema uksest sisse otse olukorra keskele. Oled valmis? Seis, politsei! Lugada! Mitte kunagi ei tohi ära panna käest oma relva, kui siis ainult kabuuri. Aga kindlasti mitte kusagile kõrvale. Hetkelini, kui sinu poole juba noaga liigutakse, siis ilmselgelt on see väga-väga suur oht sinu elule ja tervisele. Ja sul tuleb tegutseda kasutades siis tegelikult siis äärmuslikke vahendeid. Harjutus läks aga edasi. Valmis. Seis, politsei! Teisar maha! Pareel maha! Valmis. Seis, politsei! Käed üles! Stop! Valmis. Stop! Annaliks. Mitu olukorda sa lahendasid? 4. Siis mis olukorrad need olid? Kõige esimene oli mees noaga. Seejärel oli ei mäleta, siis tuli mees granaadiga. Mis tegelikult minust on isegi kõige huvitavam kogu selle asja juures, et kui mul hakati küsima pärast tagantjärgi, et mis toimus, siis ma ei mäletanud. Stressis inimene siis tegutseb instinktide najal, eks ole. Ja pea ei pruugi salvestada seda kõike. Ja siin me siis proovime teada saada, kui palju sinu pea
suutis siis töötada sellistes kiiretes ja pingilistes olukordades. Ja sellest tuleneb nagu see, et kui kontrollitud on su tegevused, eks ole. Ilmselt stressi tõttu ei tulnud mul ka kohe pähe, mida ma võisin siis valesti teha. Noaga meest ma ei tulistanud. Mida nad huiavad siis? Et sa tulistasid selle gaasiga meest, aga noaga meest ei tulistanud. Okei. See on vale vist siis. Ma hakkasin nuia rabama. Panin kõige relva käest ära. Kapi arve. Juba tõi stopp. Edasi aga nii naljakas enam ei olnud. Järgmine katse oli kirjas kui kõrghoonel turnimine. Ilmselgelt pidi siin olema tegemist kõrgustega. Ja kõrgust ma pelgan. Siin on siis 2 asja. Alustate redelist ronimisega. Teil on rokmed seljas. Teile pannakse külge julgestus. Jõud ülesse. Võtan julgestuse lahti teil. Istute sinna ääre peale. Ja tulete köiest alla. Võimlus köiest on kõik lasknud enam vähem. Vähemalt võimlust tunnis ma loodan. Mina ei mäleta, et ma oleks seda varem teinud. Tulete ise siia ülesse, siis panen külge teile põhimõtteliselt 8. Lähete siia ääre peale. Kui te vaadate, et see äär võib libe olla, sein, mis siin all on laudadest, on ka libe. Ja ka seda pole ma kindlasti varem teinud. Ma küll seda ei tee. Ma küll seda ei tee. Jätta selle vahele. Jätta selle vahele. Kas see on mees, kes ühel hetkel jääb nagu kõhklema ja ta ei lähe sinna torn. Nende jaoks on katsed ka läbi sellised meid ei jah, täpselt niimoodi, jah. Võib-olla siis te annate natuke liiga vähe aega. Võib-olla ta vajab 2 tundi enda mõtetega. No meie töös seda 2 tundi ei ole võtta kusagilt, eks ole, et meie töös on vaja seda kohe ja nüüd. Ja sellest võib sõltuda ülesande edukus. Sellest võib sõltuda sinu elu, sellest võib sõltuda kellegi teise 3. elu. Lihtne see ongi. See, et ma polnud selliseid asju enne teinud, ei ole muidugi mingi vabandus. Paljud teisedki mehed polnud. Ja seda katsetel vaadataksegi, kuidas komandosse pürgija saab uutes olukordades hakkama. Minu niigi olematu lootus saada ka komandosse oli nüüd aga täiesti kadunud. Kuigi, nagu selgus, ei ole mul ka komandosse juba eos mingit võimalust saada. Kui sa saadaksid meile oma CV, eks ole, siis me keelduks viisakalt, eks ole, sest sellise taustaga inimesi me ei võta. Selle jaoks peab olema siis mingisugune jõustruktuuride taust? Ja täpselt niimoodi. Meil peab olema jõustruktuuride taust ja haridus. Et me juba selekteerime nagu selekteeritute seast ja päris täiesti rohelisi mehi me ei võta. Ja üldjuhul me isegi ei võta otse politseikoolist näiteks. Me tahame, et inimene töötaks natuke aegagi tänaval või nii-öelda põllu peal, saaks selle põllumaitse kätte ja siis tuleks meile. Küll aga mitte kõik valitute seast ei pääse katsetele. Osa soovijatest ei ole nendeks kõlbulik. Nendest, kes katsetele pääsevad, ei jõua aga kõik lõpuni. Kuid ka nende seast, kes katsed lõpetavad, tehakse omakorda valik. Nende tegelikult võrdlemis lihtsate katsetega ei saa aga veel ka komandosse tööle. Iga järgmine katse peab kinnitama eelmist katset ühel või teisel moel, eks ole. Ja see ongi niisugune protsessi läbimine, kui selle protsessi nagu läbid, siis me eeldame, et sinust võib asja saada. Et sa oled piisavalt hea inimmaterjal meie jaoks, keda on mõtet treenida, keda on mõtet vormida, kellesse on mõtet investeerida. Neile katsetele järgneb veel 4 kuud katseaega ja treeningperioodi, pärast mida ootavad ees juba päris katsed. Need läbivad vaid üksikud. Minu kannatused ei olnud aga veel läbi. Ees ootas vaated kõige hullemgi.
kõrgus ja ujumine. Kõige hullem variant üldse. Tuli hüpata kopterist merre. Hüpe tuli teha 8 meetri kõrguselt. Ja ka mina sain kopterist välja kukkumisega hakkama. Seejärel tuli aga külmas meres ujuda umbes kilomeetri jagu kaugele kaldale. Aga lõpp saabub nii ujumisele, minu kannatustele kui ka ebaõnnestumistele. Katsed on läbi.